No nii, tere tulemast meie järgmisesse podcasti. Minuga on täna väga huvitav külaline Andres Kalev Rebane ja sisuliselt on meil täna väga palju huvitavat juttu ajaloost, sellest, kuidas me võib-olla oleme üldse sattunud sellisesse maailma olukorda, nagu meil praegu on. Sest et jah, hästi palju on see nagu seostunud sellega, mis ajaloos on juhtunud. No ja, nagu sa ise ütlesid, et teie generatsioon, või mitte lihtsalt teie generatsioon, vaid midagi paremaks ju ei lähe. Nad väidavad, et asjad lähevad järjest paremaks, aga ma ei näe seda küll mitte kuskilt. Nagu sa ise ütled, et kui meie vanemad said veel, kui nad tegid kõiki asju just kui nagu ninapidi vaos, siis nad said ikkagi mingid majad ja asjad endale kätte, et teie generatsioonil seda enam põhimõtteliselt sööta muru ja kogu lugu enne. No põhimõtteliselt jah, et kui nii-öelda teie generatsioon või vanem generatsioon käis tööl, tegi seda, mis kästi 9-5, siis vähemalt sa said omale nagu kodu osta, sa said endale elamise, said lubada endale nagu mingisugust elu. Tänapäeval on nagu sissetulekud siin ja elukallidus on siin, ehk siis sisuliselt me oleme nagu kõige orjamad orjad ja meie nii-öelda siis noorem generatsioon siis sisuliselt nagu neil ei ole millegi eest enam nagu vaos hoida ennast, et nagu põhimõtteliselt sisuliselt me tahaks nagu terve maailma põlema panna, nagu näidata keskmist ja nagu tirida selle sita alla, vaata. Jah. No minu nagu see point, ma olen väga pikalt olnud ühiskonna sellest poliitikast nagu igapäevapoliitikast tagasi tõmbunud omaenda ajaloo pärast, mis toimus pronkssõduriga ja nii edasi. Aga see, mis praegu ikkagi toimub Gazas, on minu arvates absoluutselt pretsedenditu, ei ole kunagi olnud niivõrd jõhkraid tapatalgusid, kus me kõik nagu päevast päeva lihtsalt live streamitakse, kuidas ma ütlen, seal mingid värvikamad näited, kus Iisraeli buldooseri juht sõidab, nad olid selle haigla pilbasteks pommitanud ja siis seal haigla ees olid ju põgenikud lihtsalt, naised, lapsed haavatud pommitamiskampaaniast ja lihtsalt selleks, et tappa ja sooritada genotsiidi, seal ei olnud ühtegi võitlejat, ainult mingid naised, lapsed, haavatud inimesed, kes ei saanud ise liikuda, buldooser elusalt lihtsalt sõitis neist üle, mattis need liiva alla. See on dokumenteeritud sõjakuritegu Gaza genotsiidi puhul. Ja need lugematud kümned, sajad, tuhanded titelaibad, et see level, kui toorelt ja kui jõhkralt need inimesed, kes neid kontrollivad tänapäeval, on hakanud käituma meiega ja eelkõige minu arusaamist mööda on see, et need, kes on Gazas, on ju lihtsalt inimesed, kes on põlisrahvas, kes on seal elanud pidevalt ja kes on nii-öelda jäänud ette sellele sionistlikule projektile, millest me nüüd hakkame sinuga pikemalt rääkima. Aga nad ei ole ju mitte mingit kuritegu muud sooritanud, kui nad lihtsalt elanud ühes kohas ja on mingid inimesed, kes ei ole nõus olnud täiesti silmini maha viskama ennast nii-öelda juutide ette. Aga siin ongi, ma arvan, hästi oluline ära mainida või defineerida, et kes on need juudid ja kes on siis need sionistid, sest nagu iga juut ei ole sionist, on ju, aga ja tegelikult iga sionist ei ole ka juut, et sioniste on igasugusest erinevatest religioonidest, erinevatest rahvustest üle maailma kokku tulnud. Nende ideoloogia on lihtsalt luua enda riik, Greater Iisrael, mis on sealt mingi Egiptusest kuni Iraani ja kõik selle alla, on ju. No absoluutselt, ma ütlen, et minu enda ju vanaisa, tädi väidab mulle niimoodi, et ta oli ka vähemalt Reimann, pidi olema vana Askenaasi nimi ja ega me, eriti eestlased, kes on segaperelised siin tuulisel maalapil olnud, et kindlasti igas ühes on natukene mingisugust juudi verd, kui nii võib öelda. Aga juutide puhul on see veel üks oluline aspekt, et on juut kui usk ja on juut kui rahvus. Et ja juudi rahvuse, mis on eripära, ütleme, mingi eestlastega näiteks või lätlaste või soomlastega on see, et nad on pidevalt reisinud ringi. Ja kuna nad on reisinud ringi üle selle diaspora,
mis sisuliselt tähendab, diaspora on see koht, kus juudid elavad, kus elab mingisugune kaader, mis on seotud läbi oma religiooni ja võib-olla mingi teistsuguse kultuuri nii-öelda lõdvas seoses struktuur, mis kuskil territooriumil, seda nimetatakse diasporaks. Põhimõtteliselt Euroopa, Põhja-Ameerika, Venemaa ongi ju see, mida nad on saavutanud täieliku kontrolli selle üle läbi oma nende kapitalistruktuuride, millest me nüüd tahame rääkida. Ja ma algselt mõtlesin, et võiks kõige parem on ikkagi hakata kohe otsast peale ja mis minu jaoks on kõige ikkagi konkreetsem ja eestlaste jaoks peaks olema kõige konkreetsem. Iga eestlase auasi peaks olema see, et meile on ju valetatud konkreetselt, et oktoobri revolutsioon meile väidetakse, et on justkui mingi Vene rahva poolt algatatud mingi orgaaniline asi, kui see tegelikult kaugel sellest ei olnud ju mitte midagi sellist, vaid see oli süstemaatiliselt nii-öelda pussitud juba aastakümneid varem, aga me teame ju konkreetselt, et oktoobri revolutsioonile tulid lausa kohale Ameerika pankurid eesotsas siis Föderaalreservi direktori Thompsoniga. Nad kasutasid selleks USA Punase Risti missiooni nii-öelda egiidi või seda varju, ja nad tulid selles varjus justkui pidid olema arstid, kes tulid selle revolutsiooni keskele nii-öelda inimesi aitama ja ravima, aga tegelikult seal ei olnud peaaegu mitte ühtegi arsti, nad kõik olid pankurid, kes tulid koha peale lihtsalt selleks, et pidada arved punakaardi kulude osas, et neil oleks relvad ostetud, et neil oleks palgad makstud. Ja sellest on ju kirjutanud Stanfordi ülikooli ajalooprofessor, lugupeetud ajalooprofessor, ta on ka majanduse professor ja poliitikaprofessor Anthony Sutton, mitu raamatut, kus on ta võtnud laiali kogu selle mäe kõrguse asitõendid, mida ei ole võimalik lihtsalt teistmoodi kuidagi selgitada. Et iga inimene, kes selle raamatu läbi loeb, saab aru, et jah, see nii oli. Et see, et meie käest on peidetud neid raamatuid ja neid arhiivimaterjale, ongi lihtsalt, see näitab seda, millises valeühiskonnas me elame, kuivõrd palju on, nimetame siis juudid või sionistid, aga mingisugune huvigrupp, kes ei taha, et inimesed teaksid, mis tegelikult toimus. Sest mis tegelikult toimus, oli see, et USA pankurid, Wall Streeti pankurid rahastasid, sponsoreerisid oktoobri revolutsiooni algusest peale. Loomulikult nad rahastasid ja sponsoreerisid ka hiljem novembri revolutsiooni, mis toimus, sest oli oktoobri revolutsioon Venemaal, kohe aasta pärast seda tuli novembri revolutsioon Saksamaal, mis lõpetas sisulise esimese maailmasõja ja põhjustas Saksamaa kapituleerumist. Ehk siis kõigepealt oli niimoodi veebruari revolutsioon 1917, siis oli oktoobri revolutsioon umbes 6 või 7 kuud hiljem, sama aasta oktoobris. Ja siis aasta aega hiljem oli novembri revolutsioon. Ehk siis veebruaris rööviti tsaar, samal ajal pandi Šveitsist rongi peale Lenin, Saksa luureagentuuri ja siis nende nii-öelda juudi pankurite koostöös. Seal oli üks väga tähtis nimi Aleksander Parvus, kes oli siis Valgevene juut, kes sisuliselt oli üks võtmetegelane ka Saksamaa Sotsiaaldemokraatliku partei, üks võtmetegelane vanasti, kes on seesama Saksamaa Sotsiaaldemokraatlik partei, kes siiamaani on võimul Saksamaal. Merzid ja Schölzid, kas praegu nad vist ei ole võimul, aga eelmine kantsler oli neil, et nad on kogu aeg seal võimul. Ja neil oli seal üks mingisugune eraldis, mida nimetati Saksamaa kommunistlikuks parteiks, see Rosa Luxemburg, Aleksander Parvus, kes olid ka selle sama partei tipus. Seesama Aleksander Parvus, kes oli pärit Valgevenest, ta ju, nad olid Lenini ja Trotskiga koos Siberis olid mingi aeg pangis. Tulid tagasi, põgenes läände ja mingi hetk nii Lenin kui Trotski elasid tema juures.
tema oli ka see mees, kes organiseeris selle pitseeritud rongi, millega, sest et noh, Saksamaa oli ju sõjas Venemaaga ja Inglismaa oli ka sõjas, tähendab, Inglismaa ja Saksamaa olid, Inglismaa ja Venemaa olid liitlased sõjas Saksamaa vastu esimeses maailmasõjas. Ja aga mingit pidi siis nad nii palju kui tegid koostööd, et samal ajal sai kohale tulla nii Lenin kui Trotski. Trotski, kes oli oma reisiga jõudnud siis tolleks hetkeks juba Manhattanile, kes tuli ju otse Oktoobri revolutsiooni juhtima ja Punaarmeed reaalselt, see on ju teada, et ajalooraamatust ühel pool on kirjas, et Trotski isiklikult lõi nii-öelda või asutas siis punakaardi, asutas Punaarmee, et kuidas, mis rahadega, et kuidas täpselt, kes need inimesed olid, sellest keegi ei räägi. Aga fakt on see, et ta tuli otse Manhattanilt, niipea kui nad veebruaris tsaari röövisid, et Trotski sisuliselt ja Lenin hakkasid tulema, üks, nagu ma ütlesin, New Yorgist, teine Šveitsist. Ja Trotskiga oli veel see naljakas asi, et ta ju pandi laeva peale, seal see aeg, kui ta New Yorgis elas, ehkki ta justkui pidi olema mingi lone gunman, mingi üksik, mingi revolutsionäär, töötu, mingi ajakirjani, siis tegelikult me teame, et New Yorgis elas ta väga hästi, oli oma limusiin, ehk siis need kohalikud juudi pankurid nagu pidasid teda väga hästi üleval seal ja elas väga luksuslikku elu seal. Ja kui ta hakkas tulema, siis tal oli sõna otseses mõttes taskud kulda täis, see on ka arhiividest teada, et paljudel seda raha oli. Ja ta ju võeti tegelikult Briti mereluure poolt Kanada nurga peal Halifaxis laeva pealt maha koos oma perekonnaga ja ta oli vist mingi 6 aega umbes seal Halifaxis mingisuguses vangilaagris. Kuni äkitselt Briti kuningas nagu justkui muutis meelt ja ütles, et no okei, mine tee oma see revolutsioon ära. Et küsimus ongi see, et miks ta seda tegi, ja see vastus ongi see, et tol ajal siis Lord Walter Rothschild, kellest sa oled ka rääkinud oma Balfouri deklaratsiooni, ta viis selle asja nii kaugele, et kuningas George V, kes oli ju Nikolai II, kes oli Romanovide dünastia, nad olid ju põhimõtteliselt lapselapsed, mõlemad olid kuninganna Victoria lapselapsed. Ja ta viis nii kaugele, et siis George V kirjutas alla, et okei, nagu lööge need Romanovid maha ja siis võtke see asi üle. Et kui te selle meile aitate Euroopast kõrvaldada meie 2 põhikonkurenti, mis oli siis Saksa ja Vene impeerium, näljakal kombel isegi nende vapp oli üks, sest et nad mõlemad ju kasvasid välja Rooma impeeriumist, üks oli Rooma impeeriumi ida, teine oli Rooma impeeriumi läänetiib. Et kui sa nagu kui te eemaldate need impeeriumid Euroopast, siis palun väga, me anname teile selle Iisraeli riigina, see oli selle Balfouri deklaratsiooni sisu. Ja Balfouri deklaratsioon avaldati konkreetselt samal päeval, kui Lenin ja Trotski võtsid siis oktoobris üle talvepalee. Aga kuidas see asi jõudis nii kaugele, et oktoobriks oli neil juba siis mingi piisav hulk inimesi seal punakaarti kogunenud, piisav hulk relvasid, kui 2 meest tulid sinna 2 kätt taskus ja kust need rahad tulid ja nii edasi, siis siin ongi need kaks võtmekohta, mis ma ütlen, et inimesed peavad sellest aru saama, et see ei olnud orgaaniline. Mis kõige parem minu arust tõend, et see ei olnud orgaaniline, oli see, et 3 kuud, tähendab, veebruari revolutsioon minu arusaamist mööda oli orgaaniline, niivõrd kuivõrd. Aga seal, Vene rahvas ju ikkagi nad tahtsid tsaari võimu alt vabaneda, nad olid näinud, et Prantsusmaal see toimus. Aga mis juhtus 3 kuud peale oktoobri revolutsiooni oli see, et Vene rahvas tuli kõik kokku sinna, neil oli samamoodi see peakoosolek või siis asutava kogu koosolek, nagu Eestis oli samuti. Aga seal oli samuti, revolutsionäärid tulid kokku, kes olid kogu aeg külje kõrval nagu võidelnud ja uutame kuradi barrikaadid ülikõva, saari maha. Ja juudid vedasid sinna kohale kuulipildujad ja lihtsalt tõmbasid kuulipildujad tule peale kõikidele nendele inimestele oma nii-öelda
revolutsionääridel. Juhtus sama asi nagu meil siin Euromaidanil 2014 aastal justkui. Aga noh, selles suhtes, et no mitte sama asi, aga et tõmmati lihtsalt inimestele, kes tahtsid iseseisvaks saada, kes tahtsid demokraatiat, tuli peale enamlaste poolt ja sinna see vene rahva iseseisvus ka jäi, kadus. Et vene rahvas suri seal kohas. Nad kõigepealt löödi neil saar maha kuningas ja siis põhimõtteliselt tapeti ära see iseseisvus nii-öelda liikumine, mis seal oli juutide poolt. Nii et minu jaoks, ja see ei ole noh, see on üks argument, tõend. Number 2 tõend, ja millest ma tahan ikkagi rääkida, on see, mis on USA ametlikud luureandmed, mis on USA riigiarhiivi kodulehel ilusti üleval, igaüks võib minna ja lugeda. Edgar Sisson, kes oli USA luure oktoobri revolutsiooni keskel, kes ostis kalli rahast, kas ma ei mäleta, mitu miljonit see täpselt oli, tänapäeva vääringust, tol ajal see oli muidugi väiksem summa, aga ikkagi väga suur summa. Ta ostis vist oli 68 dokumenti, mida nimetatakse Sissoni dokumentideks. Ja üks nendest dokumentidest, need dokumendid on siis panga tšekid. Tähendab, ta ostis need dokumendid mingisuguse kõrge bolševiku käest, kes oli seal tipus juhatuses. Ja need olid siis mingi hunnik telegramme, pangatšekke ja muu hulgas olid seal tõendid siis, et konkreetselt seesama perekond, kes oli just äsja asutanud USA's keskpanga Föderaalreservi, ehk siis Warburgide perekond, 3 venda, Paul, Max, ma ei mäleta, see 3. nimi oli. 2 tükki olid Saksamaal ja 1 oli USA's, kes siis Paul Warburg, kes siis oligi nii-öelda peaarhitekt USA keskpanga süsteemile. Et üks nendest oli reaalselt isiklikult avanud Trotskile pangakonto ja pannud sinna raha ja kirjutanud siis enamlastele, et näe, minge ja võtke, et me panime sinna raha. Et see telegram oli Sissoni dokumentides olemas, muu hulgas on. Aga nüüd avalik peavoolu narratiiv, jõuame sinna tagasi mingi hetk, mis siis nii-öelda juhtus peale JFK mõrva, peale teist maailmasõda juba, oli, et USA saadik, tegelikult diplomaat, kes oli seal samas kõige keskel, George Kennan, tegi nendele Sissoni dokumentile jutumärkides kohtuekspertiisi, mis minu arust on täiesti ajuvaba, see on lihtsalt umbes sama hea, kui kuradi ma ei tea, mingi Jesse Chessman teeb sellele kuradi, need Breaking Bad, need karakterid seal, üks oli see vanamees ja teine oli see, et ütleb, et ma teen sellele kuradi valgele pulbrile siin laua peal kohtuekspertiisi, et see ei ole mitte mingil juhul amfetamiin. See on sama hea, see mees ise oli seal samas keskel, ta oli kõigepealt saadik Nõukogude Liidus, siis ta oli saadik, kui me eksi vist Tšehhoslovakkias, mille kaudu ju käis kogu see relvastamine, Iisraeli relvastamine. Sest Iisrael oma esimesed iseseisvussõjad ju pedas täielikult Nõukogude Liidu relvadega ja kõik need relvad liikusid sinna läbi Tšehhoslovakkia, mis oli nii-öelda siis rohkem nagu sõltumatu riik nende kahe jõu vahel, USA ja NSV Liidu vahel. Ja see George Kennan oli saadik mõlemas kohas ja siis ta läks tagasi USA-sse ja siis justkui tegi analüüsi, et ma tegin nüüd kohtuekspertiisi, ma näitan teile, et näe, see mingid seal olid, ta väits, et mingid dokumendid olid kirjutatud mingi erinevate trükimasinatega või umbes nagu mingisugune copy-paste mingisugusest teisest Nero Wolfi mingisugusest kriminaalromaanist. Et midagi targemat, ma ei tea, see oli tema väide, et ma nagu väidan. Ehkki ta ei nagu lükanud ümber kogu Sissoni dokumentide nagu keha, aga mingid asjad ta seal tõest nagu väideltavalt näitas, et ei olnud tõed. Aga kokkuvõttes, mida see siis peaks tähendama, et kui kogu see Sissoni dokumentide keha on võltsing, nagu nad väidavad, mis on nii-öelda. On ka väga palju inimesi, kes väidavad, et see ei ole võltsing, aga on ka mingid inimesed, kes väidavad, et on võltsing. Need inimesed, kes väidavad, et see Sissoni dokumendid on võltsing, on sisuliselt väidavad seda, et tol ajal, kui toimus oktoobri revolutsioon, tänavatel kuredima Tšeka käis korterist korterisse, lihtsalt lasi inimesi maha on spot,
siis mingi vend mingi paari nädala jooksul kirjutas valmis kõik see kuradi 68 dokumenti ise oma fantaasiast. Mis on sisuliselt nagu mingi, see on mingi tehisintellekti tol ajal ei olnud, et see inimene pidi lihtsalt, see on võimalik füüsiliselt, et kuidas ta pidi nii kiiresti need dokumendid valmis saama, et aga seda nad ei ole selgitanud. Sellepärast ma ütlen, et see jutt, et Sissooni dokumendid on mingisugune võlsing või jama, see on nagu see peavoolu väide, aga see on ise jama. Sellepärast, et inimene, kes selle jutumärkis kohtuekspertiisi tegi, tal ei olnud mingisugust autoriteeti teha mingit ekspertiisi, kuna ta ise oli diplomaat selle kõigi asjade keskel, kõige rohkem motiveeritud inimene üldse. Ja ta ei ole andnud mingisugust selgitust, et kuidas on võimalik mingi paari nädala jooksul kirjutada nii paks, nii suur keha. Et isegi kui seal mingisugused, ma ei tea, tähed olid mingisugused trükimasina mingisugused erisused, see ei näita mitte midagi minu arvates. Ja mis on ju veel tähtsam, on see, et need dokumendid olid tolleks ajaks olnud USA arhiivides juba 1917 kuni 1965 või mis 40 aastat põhimõtteliselt vedelenud kuskil USA arhiivides, mis oli ju iga kell nendele inimestele, kes juba tol ajal tapsid Kennedy ära ja mätsisid kogu selle asja kinni, et neil ei olnud ju mingi raskusi minna ja kuskile midagi muuta seal, mingid dokumente, mida iganes. Et see on nagu üks asi. Aga täiendavalt on siis kogu ikkagi see tõendite keha ja arhiivi materjalid, mis Anthony Sutton, nagu ma ütlesin, see Stanfordi ülikooli ajaloo professor, on kogunud ja esitanud siis selle Punase Risti missiooni kohta, mis oli siis koosnes pankuritest, kes läksid koha peale oktoobrirevolutsioonile ja pidasid arvet punakaardi kulude kohta. Nii et ja ma ütlen, kolmas asi minu jaoks isiklikult vähemalt on see, et nad ju tapsid kohe 3 kuud hiljem ja pidasid oma kuulipildujad kohale ja kui see oleks olnud nagu mingi naturaalne justkui, et mingi eestlased tulid kokku ja nüüd kuradi otsustasid, miks nad siis eestlased ise ei hakka ju oma enda rahvast tulistama kuulipildujatega, kes aitasid meil kuradi vanavõimu kukutada. Et see pidi olema ikkagi väliselt motiveeritud, loomulikult ta oli väliselt motiveeritud ja üks asi veel, mis on nagu nii-öelda kirstunael, 4. kirstunael on ju seesama 1919. aasta protokoll, mida sa võid Vikipeediast lugeda, igaüks võib lugeda, mis avaldati ajalehes Postimees Eestis, kes oli vist 31. detsember 1919, mis oli siis üks dokument, mis leiti punakaardi polkovniku laiva pealt, kes oli langenud Eesti vabadussõja rindele, kes ta oli vist Sunderev oli selle mehe nimi, Kütipolgu ülem, ma ei mäleta, kes ta seal oli. Ja see dokument siis lihtsalt mustvalgelt kirjutas kogu selle, sisuliselt selle juudina nii-öelda, mida väidetakse, et see on vandenõu, aga see tekst on see ilusti mustvalgelt igaüks võib minna ja lugeda, et jaa, meie taga on Wall Street, meil on kuradi vend Trotski on meid kuradi juhib ja me peame orjastama selle vene rahva ja kuradi asutama umbes Iisraeli riigi ja kogu see, ma ei mäleta, mis plaus seal koos oli, aga sisuliselt, mis õmbleb kokku nagu selle, et igaüks võib minna ja lugeda, päris see, ütleme, ei ole nagu, kui sa loed seda teksti, see on nagu, kuidas keegi üldse kirjutas, nagu mingi hullumeelne oleks kirjutanud seda, vaata. Aga umbes see tekst, umbes võib-olla mingi 600 või 700 sõna, et meie oleme nagu juudid, meie ülesanne on maailma valitseda, meie käes on kõik kuld ja davai teeme ära. Mingi siuke umbes, ma ütlen, ma ei ole seda nii palju tähelepanu pööranud. Aga see kõlab midagi, mis tundub olevat tõsi. See, mis maailmas praegu toimub, vähemalt tundub nagu... Ma ütlen, et ta on väga kontsentreeritud tekst, me võime siin nalja pärast selle lahti võtta ja lugeda, aga
võib-olla ei tasu, et igaüks võib seda isegi teha. Aga noh, loomulikult see tekst on nagu nimetatud, ei, et see on mingi antisemiitlik tropee, välja mõeldud, aga jällegi keegi ei anna mingisugust selgitust, et aga kuidas see siis sai juhtuda, sest et Postimees ju avaldas selle teksti. Et kes omab Postimeest? Tol ajal ma ei tea, kes oli mingi Jansen, nad olid ka Eesti kommunistid, aga ei, see oli aastal ju 1919, ma ei räägi mitte tänapäeval. Tol ajal, kui see nagu protokoll leiti selle laiva pealt, Postimees avaldas selle ja mingid teised ajalehed samuti Euroopas avaldati ja tegelikult point on selles, et tol ajal kuni teise maailmasõjani mitte keegi kahelnud selles, et bolševikke rahastas Ameerika. See oli üldtuntud tõde, et kõik inimesed teadsid seda, et see nii-öelda puhtaks pesemise ja kinnimätsimise kampaania hakkaski peale teist maailmasõda, mis ütleme siis see Kennani nii-öelda ekspertiisi on siis nagu mingi üks võtme ankrumoment seal, et see Kennan tegi ja ütles, et näed, et ei, see on kõik mingi jama, et sükest asja ei olnud ja siis hakkas see, ei, Sioni tarkade protokollid, see kõik on fabrikatsioon ja nii-öelda no ma ütlen nagu puhtaks pesemise kampaania, aga fakt on see, et tähendab 31. detsember 1919. aastal Postimees avaldas selle teksti, igaüks juba arhiivist võtta välja Postimehe lugeda seda teksti, see on täiesti, ma ütlen, konkreetne ja pöörane tekst, et meie oleme juudid, meie käes on kogu kuld, me tuleme kuradi Wall Streeti pankurid on meie taga, maksame kõik asjad kinni ja kuradi vallutame kogu maailma ja Iisrael ja kogu see kuradi la, mis seal on. Et minu arust selline dokument oli ja kui keegi ei ole sellele kohtuekspertiisi teinud, sest et see dokument ise kadus Vene Nõukogude Liidu arhiividest lihtsalt ära, taurus ära. Keegi ei tea, kus ta kadus, sellepärast ongi juutidel hea rääkida, et ei, see on fabrikatsioon. Aga mille alusel te väidate, et see on fabrikatsioon? Dokument ise kadus ära, te lihtsalt ütlete, et ei, et see on võltsing. Okei, võib-olla sina arvad, et see on võltsing, mina arvan, et see ei ole võltsing. Kuna see dokument niikaua, kui te ei ole selle dokumendi nii-öelda oma kätte saanud ja talle teinud mingisugust analüüsi, et kus see täpselt tuli ja nii edasi, te ei saa lihtsalt ütelda, nende argument ongi see, et kuule, et see lihtsalt ei kõlba nagu, et kuidas nii, et meie juudid oleme ikkagi head inimesed. Midagi umbes siuke teooria. Aga tegelikult, kui sa hakkad vaatama, siis see tekst sobib ideaalselt sellesse konteksti. Seal ei ole mitte midagi imelikku, et siuke dokument leiti seal. Et see ongi küsimus selles, et kui sa paned sinna kõrvale selle, kuidas enamlased teid kuulipildujad asutava kogu koosolekul lasid lihtsalt, tõmbasid vene rahvale kuulipildujad tuleb peale, paned sinna kõrvale selle kuradi Punase Risti missiooni, mis on ju dokumentaalselt igatepidi tõestatud, nad ju läksid, mis need pankurid siis läksid sinna kuradi arstide nime all. Ja paned sinna kõrvale siis Sooni dokumendid ja paned sinna kõrvale ka kõik ülejäänud, kuidas Jakob Schiff rahastas Kerenskit, nad ju rahastasid. See on ju samamoodi teada, et mingisugused eelnevad laenud, mida Schiffide perekond kuun ja loeb ja need USA pangad nii-öelda saatsid lihtsalt raha revolutsioonilistele jõududele. Et need ei olnud küll tol hetkel, see oli veel enne oktoobri revolutsiooni, aga seda ma ütlengi, et peale oktoobri revolutsiooni enamlastele konkreetselt nad ei saatnud, aga enne oktoobri revolutsiooni, kes olid samamoodi revolutsioonilised jõud, kui ma eksin, siis isegi veebruari ja oktoobri revolutsiooni vahepeal 1917. aastal konkreetselt saatsid veel USA pankurid täiesti avalikult raha ajutisele valitsusele. See Jakob Schiff. Selle bolševikudega teema, ma ei tea, kus sa seda õppisid, kas sa õppisid seda koolis või? Ma ise mõtlen seda, et ma nagu koolis ei mäleta bolševikudest mitte midagi. Ma ei olnud küll väga hea ajaloo õpilane ka, aga ma mäletan väga hästi, kuidas meil õpetati Hitleri, juutide mingi genotsiidist ja sellest on ju, aga bolševikudest nagu justkui mitte midagi ei ole räägitud, sest bolševikud tegelikult olid ise juudid, enam ei olnud mingi 70% just midagi sellist. Ja nemad tapsid ära üle 50 miljoni kristlase.
Jah. aga nagu sellest ei räägiti mitte Sellest midagi, ei see on suht savi, aga 6 miljon juuti, noh, ei tea, kas oli 6 isegi, on ju. Sellest nad võtavad kinni, teevad ennast ohvriks ja noh, kui nemad mingit sitta korraldavad, teevad neid mingi katke üle maailma ja mis iganes ja kui neid nii-öelda esile kutsutakse selle peale, siis on seda antisemitism, kuigi minu teada need sionistid ja juudid vist ei ole isegi nii väga noh, ütleme nii, et palestiinlased on rohkem semitistid kui need juudid. Semiidid ja kui ma nüüd DNA-st või pärast räägin, üks hetk ma korra tšekin turgu. Ja, et minu teada isegi Iisraelis vist on DNA testid keelatud ju. Ma uurisin seda, et see on jälle üks asi, millele ma tõestust ei ole leidnud, et võib-olla see on tõsi, võib-olla ei ole. Aga noh, fakt on see, et Iisrael on loomulikult eelkõige valged inimesed, mitte eest koha peal. Kui sa vaatad, tüüpiline inimene, kes Iisraeli tänaval kõnnib, on valge. Aga seal sektoris peaks elama tumedanahalised inimesed, pruuninahalised, kui mitte täitsa mingisugused mustad ja neegrid. Aga jah, kus me teeme oma jutuga? No sisuliselt see, et ajalugu on, no nagu minu jaoks on lihtsalt oluline info, mida võib-olla vaataja peaks aru saama, on see, et nagu see ajalugu, mida meile nagu peavoolumeedia räägib, ei ole tõde. Absoluutselt, no ma ütlen, et üks ja võtmeasi on see, et meile väidetakse kogu aeg, et tähendab, kui sa ütled kellelegi, et oktoobri revolutsiooni ju rahastasid USA juudid ja juudipankurid, siis nad ütlevad sulle, oi, sa oled vandenõuteoreetik. Mis kuradi vandenõuteoreetik? Ma ei ole vandenõuteoreetik. Ma ütlen, miks pidid juudi enamlased, kui see oli nii-öelda populaarne rahvarinne, tõmbama oma enda inimestele koheselt kuulipildu ja tule peale. Kui nad olid nii-öelda vene rahva sisemine liikumine. Kus nad selle raha said, kes nende relvad ostis, kes neile palgad maksis, kuidas te siis selgitate seda Punase Risti missiooni, millest Anthony Sutton on kirjutanud mitu raamatut, kes on Stanfordi ülikooli ajaloo professor, konkreetselt teadlane, mitte ainult ajalooga, majanduse ja poliitika professor, Sissoni dokumendid, kuidas te seal põhjendate, et nad väidavad, et seal olid mingisugused discrepancy'd, mingisugused kirjutusmasina discrepancy'd. Ma ütlen, et need dokumendid olid 40 aastat esiteks arhiivis kaitsetult, on iga kell või siis nad minna ja neid muuta. Ja lõppkokkuvõttes, mis see siis tähendab, et kes see siis oli, kes kirjutas mingi 2 nädalaga tol momendil, kui oktoobrirevolutsioon käima läks, kuni selle hetkeni, kui Edgar Sisson enda kätte sai, ostis mingi kalli raha eest. Kes seal pidi valmis kirjutama selle 2 nädala jooksul selle pika nii-öelda fantaasiaromaani. Ja ma ütlen, et 1919. aasta protokoll samamoodi ikkagi on konkreetne tõend, avaldati Postimehes, see tekst on olemas ja see, et te lihtsalt liigitate seda, ütlete, et ei, see on mingi antisemiitlik tropee, see on lihtsalt teie arvamus. See ei saa olla mitte midagi muud kui teie arvamus, sest et see dokument ise kadus ju ära arhiivist väga mugavalt. Kui see dokument kaob arhiivist mugavalt ära ja te tagantjärgi ütlete, et ei, aga see oli võltsing. Kus sina teed, kas oli või on? Mina ei tea, mina ei ole seda näinud, 100% kindel ma ei saa olla, aga veel vähem saad sina seda kindel olla, sest see dokument ju kadus ära arhiividest, aga me teame, et Postimees selle avaldas. Ehk teist sõnadega, kuidas te saate teha mingisuguse jutumärkides kohtuekspertiisi mingile asjale, mida ei ole olemaski. Ja siis väidate, et ei, see on vale sellepärast, et ta ei sobi konteksti. Vastupidi, ta väga hästi sobib sinna konteksti, ideaalselt. Ja ma ütlen, et kui sa nüüd hakkad veel rohkem vaatama seda tausta, siis absoluutselt põhiline küsimus on ikkagi selles, et kogu ajalugu, mis on teile otsast peale valetatud, alates Prantsuse revolutsioonist, Krimmi sõjast, USA kodusõjast, kõik need asjad, ei ole võimalik neid teistmoodi põhjendada, kui nii, nagu need asjad on toimunud. Võta see sama asi näiteks, miks pidi
mingi mees Korsikalt, Napoleon, kuradi Prantsuse revolutsiooni tippmomendil pakkima kogu kuradi ja kõik oma väed mingi paatide peale ja hiilima mööda Aafrika põhjarannikut kuskile Palestiinasse. Sõdib seal 2 aastat, samal ajal kui revolutsioon on tipphetkel, saad aru. Inimesed kuradi tänaval kuradi sõdivad seal täiepasaga, aga mingi kaader lihtsalt põhikaader läks Iisraeli vahepeal kuskil teisele poole kuradi Euroopat. Ja mina olen kogu aeg terve elu mõtelnud, et Napoleon järelikult oli kuradi suur sõjamees, et võib-olla ta siis vallutas oma tee välja sinna Egiptuseni. Kogu elu ma mõtlesin niimoodi, et Prantsuse see impeerium oli ikkagi suur impeerium ja küllap ta siis mingi, aga ei teadnud ka täpselt, vaata. Aga seda nad ei räägi, nad lihtsalt varjavad seda. Aga fakt on see, et ta hiilis ümber Itaalia, hiilis salaja kuradi Süüriasse seal oligi Palestiinas sisuliselt, võttis 2 aastat Palestiinas, kirjutas sealt tagasi direktoraadile aastal 1799, siia tuleb teha Iisraeli riik. Teine teema, mida ma olen nüüd nagu natuke põhjalikumalt uurinud, on siis teine maailmasõda 1933. Tegelikult siis, kui Hitler tuli võimule, ta tegi, hakkaski ennast sellest keskpangandusest lahti ühendama, lõi justkui nagu enda nii-öelda intressivaba mingi raha, andis peredele võimaluse võtta nii-öelda siis laenuna kodu ja iga laps, mis sünnib, võtab 25% sealt maha, et nagu ühesõnaga majandus oli parimas seisus, kõik oli nagu läks üli hästi ja nii-öelda kikitigi Rothschildid ja kõik see pangandus nii-öelda teema välja ja siis tuli mingi ajaleht just juutide poolt, et nüüd meie kõik juudid boikotime Germanit ja põhimõtteliselt nemad alustasid see teise maailmasõja, mitte Hitler, kes justkui vihkas juute, kuigi Hitleri enda peres oli juute. Ei, Hitler oli ise juut, see on ju teaduslikult ära tõestatud, et 2012 alles mingi 12 aastat tagasi 2 Hollandi, 1 ajakirjanik ja 1 ajaloolane, et kogusid 30 DNA näidist elavate sugulaste käest ja nad tõestasid ära, et seal on mingi haplogrupp B1, C1 või mingi asi, mis ongi täpselt nende, põhimõtteliselt juudi DNA temas oli. Ja me teame ka seda, et tema ju vanaisa oli põhimõtteliselt sohilaps. Vabandust, isa oli sohilaps ja ei ole teada, kes see vanaisa oli. Et see vanaisa oli mingi rikas mingisugune inimene Viinis, kelle juures siis Hitleri vanaema töötas toateenijana, kes siis rasestati selle nii-öelda maja loss või mis iganes, kus ta seal oli. Et võis vabalt olla mingisugune rikas, tõenäoliselt oli see, kus see nii-öelda juudi veri sinna sisse tuli, et kui on teada kõik need teised sugulased. Aga selles osas on absoluutselt, et ma ütlen, et kui sa nüüd hakkad vaatama, kuidas sa põhjendad näiteks siis seda, et miks Napoleon, nad väidavad, et ta läks selleks sinna, et Briti impeeriumit nagu nõrgestada. Okei, ja siis kirjutab, et siia tuleb nüüd teha Iisraeli, tuleb tagasi ja esimene asi marsib Venemaa peale. Jälle nad mingit pidi põhjendavad seda, aga miks me peame otsima mingisuguseid tohutu keerulisi põhjendusi, kui sellel on, kui sa võtad need 2 asja nagu eraldi ja vaatad neile otsa, okei, Prantsuse revolutsiooni keskelt esimene asi, ta ronis Iisraeli sõdima, tuli tagasi ja ronis hoopis Venemaale, Moskvale kalale. Miks ta seal vahepeal ei turvanud oma mingit territooriumi, ei kasvatanud oma mingisugust riigi territooriumi, nagu kõik teised teevad, sellepärast, et tema jaoks oligi Iisrael oluline. Ja kui me hakkame vaatama ka seda, mis sealt edasi tuli, ehk et juhtus ju see, et Napoleon tuli Venemaalt tagasi, tagurpidi sai kolakat, mitte ta ei saanud kolakat, aga sisuliselt sai kolakat. Kaotas oma väed, siis oli Waterloo lahing. Pärast seda, aga ma ütlen, et miks ta üldse, kuidas sa põhjendad, miks ta pidi Moskva peale nagu marssima? Ma ei tea, miks, nad ei ole seda selgitanud, aga kui sa hakkad vaatama, siis oligi selle pärast,
et Venemaa ju oli valvur, ametlik valvur Palestiinas tol ajal. Sellepärast, et enne Prantsuse revolutsiooni, paarkümmend aastat varem, ma pean mingit tee võtma, pikalt rääkida. Võtame väikse konksu. Vaatan, kuidas meil see seis on siin. Kõik ilusti jookseb. Mingi hetk võib-olla rääkida sellest, et jõuame nagu tänapäeva maailma, et mis seis meil Eestis on, et kuidas üldse Eesti riik, ma nägin, sa midagi rääkisid Konstantin Pätsist ja et et tegelikult meil 100 aastat juba kõik see on vale siin olnud ja ma arvan, sa niikuinii pärast ilmselt lõigud kokku mingi asja, mis sulle meeldib lõigata. Jaa, seda küll. Aga mõtlengi, et siis on sul endal mingi asi olemas, et saab sellest Kallastest rääkida, sest nemad on ka vist juudid, pankurid ja Kaja Kallase vanaema oli minu vanaemuga abielus. Minu vanaema on Mart Lepikult ja tema oli vana tädi vist on Betty Alver. Aga me ei suhtle muidugi, see on absoluutselt kogunes suhe. Aga mina arvan küll jah, et nad on selles suhtes, et fakt on ju see, et Siim oli ju NSV ajal pankur, eks, Nõukogude pankur ja võib rääkida mõni. Ja. Siis saabki nagu enam-vähem mingi pildi kokku tuua, et inimesed võib-olla Eestis nagu ei mõtleks, et see kõik siit toimub meist kaugel igal pool mujal, et nagu meil on siin täpselt samamoodi. Kurdi, Kaja Kallas on Euroopa välisminister. Kuidas ta sai, oled sa kunagi mõelnud? Kas see võimalik? No ma ei tea, korraldas siin mingi sita, sai palgakõrgendust ja mingi täielik lammas, selles suhtes, et ta ei ole ju mingisugune tohutult intelligentne inimene. No jah, pigem mitte. See on mingi nepo baby lihtsalt. No, sisuliselt ongi tänapäeval meil nüüd maailmas nii, et kõik pangandus, kõik mingi suured toidufirmad, meedia, no sisuliselt kõik on lõpuks omatud Iisraeli või juutide poolt. Nii see on. Ja see ei ole mingi vandenõuteooria. See ei ole ja see on faktiline. See on kuradi äriregistrist lihtsalt võta lahti ja vaata, igaüks võib vaadata seda. Räägid, et sul on mingi vandenõuteooria. Kus ta on siis? Ei ole. Mine võta fucking äriregistri info lahti ja vaata, igaüks võib vaadata seda. Kes on BlackRock, Vanguard, State Street? See ongi see, et osad inimesed, vaata, kui sellest räägid, ma ei tea, Big Pharma ja BlackRock, täpselt need kõik asjad on ju, siis ma ei saa aru, miks? Kas nad ei ole ise seda uurimustööd teinud või nemad nagu lähevad sellesse kaitsepositsiooni mingi Big Pharma nagu bro, Big Pharma türa, saa aru nagu, mis toimub, vaata. Et sind üritatakse haigeks teha toiduga, siis panevad selle ravimid peale, mis omakorda hoiab sind haigena, ei ravi seda nii-öelda juure, seda vaid hoiab nii-öelda sümptomid kinni, siis sa paned neid mingi paar aastat, kuni sul mingi teine asi tekib. Aga nagu ma ei tea, inimesed ei usu seda, arvad, et see on, et ma ei tea, ongi vandenõuteooria. Ja vandenõuteooria üldse, see sõna ise tuli ju CIA poolt pärast seda, kui see on täiesti üks asi, millest võiks kindlasti ära märkida, tuletame meelde, et ma sellest räägin. Või aga ma lihtsalt ütlen nagu selle Napoleoni seisukohast ära, et kuidas moodi sa põhjendad teistpidi seda, et mees revolutsiooni keskpaigast lihtsalt pakis oma asjad kokku ja kuradi läks 8 aastaks Iisraeli sõdima, kirjutas sealt tagasi, et kuule, siis tuleb teha Iisraeli riik. Sest et see oli esimene koht, kus Iisraeli riigi mõte üldse tekkis. Ja siis, kui sa hakkad vaatama, seal olid, tema taga olid mingisugused rikkad juudid Veneetsiast, Itaalia sadamatest, kes tõenäoliselt tal oli Korsikalt juba mingi eelnev mingisugune kontakt, kes olid algusest peale tema taga. Siis on see kõik väga loogiline, sellepärast ta läkski sinna Iisraeli. Et
algusest peale oli. Ja siis nad andsid kuradi kõikidele juutidele, Prantsuse Vabariik oli ju esimene riik, kus juudid said täielikult seaduslikuks kodanikeks. Ja siis sa hakkad vaatama, et tõepoolest oli Vene nii-öelda impeerium, mis oli asutatud endise Kasaari impeeriumi peale, põletades endise see juudi impeeriumi maha, kust neil juba oli ilmselt mingisugune antagonistlik vastuolu. Täiendavalt oli see, et kui siin enne pooleli jäi, millest inimesed ei tea, on see Kürtšüki, mis see teine nimi oli. Ühesõnaga mingi oli Ottomani impeeriumi ja Vene impeeriumi vahel oli mingi suur sõda 18. sajandil, enne, paarkümmend aastat enne Prantsuse revolutsiooni. Ja selle sõja lõpp oli see, et Venemaa sai täieliku kontrolli Musta mere üle ja ka tegelikult Balkani üles. Enne seda, või ütleme, ta hakkas oma võimu projekteerima Balkanile, kus on ju Serbia, Jugoslaavia, kõik need asjad, mis olid, seal on ju palju tegelikult slaave. Ja eelnevalt oli see ju Ottomani impeeriumi ala ikkagi Balkani poolse. Ja samuti tänu sellele suurele võidule, see oli vist, ma ütlen mingi 30 aastat enne Prantsuse revolutsiooni, anti siis Venemaale ka õigus nii-öelda määrata mingeid asju, ortodokside, kristlaste asju siis Palestiinas. Ja see oli põhjus, miks Napoleon talle ka kaalele läks, oli teada, et niikaua kui Romanovid eksisteerivad ja Vene impeerium eksisteerib, ei ole mingit võimalust uuesti luua Iisraeli riiki. Et see on täiesti loogiline. Pärast pärast seda, kui Napoleon sai Venemaalt päikse, tuli tagasi, oli Waterloo lahing, mis on oluline selle pärast kahel põhjuselt. Esiteks, Napoleon kaotas oma võimu täielikult, loomulikult. Seda kaotas lihtsalt, hävis Prantsuse armee. Aga teine asi oli see, et tol ajal juba illuminaadid kontrollisid meediat. Neil olid mingid oma ajalehed, ajakirjad. Neil olid oma pangad. Seesama õukonna jutt, kellest ma rääkisin, eks ole, Rothschildi perekond, kes kasvas välja. Tema ju on, ja see on täiesti ametlik panganduse ajalugu, et kõik teavad, et rahvusvaheline pangandus hakkas sellest, et umbes Prantsuse revolutsiooni ajal siis Rothschild saatis oma 5 poega 5 maailma linna, see oli Viin, London, veel mingi 2-3 tükki, mis võimaldas inimestel saata nagu raha ühest kohast teise, mis varasemalt oli võimalik kuradi hobuse ja tõllaga ja kuradi, sa pidid panema mingi 100 sõdurit seda kaitsma. Et tekkis mingi täiesti uus asi, mis on ka tegelikult ikkagi oluline fakt, et sa ei saa öelda, et nad tulid täitsa tühjast kohast, sest et neil oli ikkagi väga, väga uudne ja väga inimesi edasi aitav, nagu see pangandus, rahvusvahelise panganduse idee oli täiesti olemas. Aga mis Waterloo lahingu tuules juhtus, millest on jälle kirjutanud meie lemmikkirjanik Alexander Dumas, kes on kirjutanud 3 musketäri oma romaanis Graf Monte Cristo, oli see, kuidas nad ju kelmitasid seda Londoni võlakirjaturgu ja Monte Cristos on selles juttu ja see oli täiesti reaalne case, et oligi siuke asi, et Waterloo lahingu kohta edastati valeinfot, taoti Inglismaa valitsuse võlakirjad täiesti alla ja osteti nad põhimõtteliselt pennide eest kokku. Et see oli see, kus tegelikult Rothschildi pere illuminaadid sai oma tohutu kanna sisse Briti Inglismaa alates sellest hetkest. Sa võid lugeda, et kui nad enne ei olnud peale seda suurt Londoni võlakirjade turgu korraga Inglismaal täielikult kontrollitud. Nagu mina olen aru saanud, Briti kuningas hakkas nagu astuma ühte sammu illuminaatide ja sionistidega. Sest järgmine raks oli juba see, aga siin võis olla ka ikkagi varasemalt see teema, et
kui me mäletame, kui me just tulime kuradi lõuga tõmbamast, arutasime seda, et Prantsuse revolutsioon, see ei olnud ju nii, et mis meile õpetatakse, et Prantsuse kuningas oli mingi tohutu türann ja kiusas inimesi. Ei, absoluutselt mitte. Tema ainuke kuritegu oli see, et ta rahastas USA iseseisvussõda, sest et USA oli Briti koloonia ja siis ta tahtis iseseisvuda ja hakkas sõdima Inglismaaga ja Prantsusmaa rahastas seda. Ja see põhimõtteliselt viis Prantsusmaa kuninga pankrotti ja kuna ta oli nii saamatu, siis lõpuks rahvas tõusis üles ja lõi tal pea maha. Ja see oli see, mis juhtus. Nii et aga ja tegelikult enne pangasõda, seal oligi, millest ma olen kogu aeg rääkinud, et oli USA iseseisvussõda, siis oli Prantsusmaa revolutsioon, siis oli USA's pangasõda, mis kasvas üle USA kodusõjaks, kui Texas ja Florida tahtsid eralduda konföderatsiooni riigi. Ja paralleelselt toimus ka Krimmi sõda. Ehk siis paralleelselt Euroopas juhtus see, et peale Prantsusmaa revolutsiooni ju Vene tsaar, ma ütlen, Napoleon üritas Venemaad vallutada, talle see ei õnnestunud. Vene tsaar tuli tagasi ja vallutas ju Pariisi, ta ju sõitis sisse. Vaata, see ongi see koht, miks siin küsitakse, et kust see tuleb, et Briti nagu eliit nii vihkab venelasi. Ma arvan, et sellest tulebki, et oli Briti impeerium ja seal vastas oli suur Vene impeerium, kel justkui oli nagu kõik asjad iseenda kõhu all, kõik need varandused seal Urali maavarad ja kõik nii edasi. Ja britid pidid käima ja vallutama, et saada umbes sama suureks. See oli võib-olla üks asi. Teine asi oli see, et Aleksander esimene ju Prantsuse revolutsiooni tuules tõepoolest käis ja vallutas, ta käis kuni Pariisisse, ta sõitis sisse triumfikaaralt, tead need suured kuradi. Ta muidugi ei läinud armeega sisse, ta ei teinud seal põletanud ega midagi, nii nagu näiteks Napoleon ju Moskva põles täielikult maha, muidugi venelased ise panid Moskva põlema tegelikult, nagu ma olen aru saanud. Aga tol hetkel, kui britid vaatasid, et Vene tsaar juba kuradi on meil siin samas külje all Pariisi rastustab sisse, siis on selge see, et need võisid ennast korralikult täis situda. Aga fakt oli see, et peale siis Prantsuse revolutsiooni, nagu ma ütlesin, toimus Waterloo lahing, suur Londoni võõrakirja turupettus. Samal ajal USA-s toimus pangandussõda, sest et ja jällegi selle juured võisid olla selles, et kuna ameeriklased nägid, mis juhtus prantslastega, kes nagu aitasid neil seda sõda võita ja miks see juhtus, tõenäoliselt nad nägid, et seal taga ongi need samad illuminaadid, kes olid juba tol ajal pannud kanna maha ka USA-s, neil oli see esimene pank, USA esimene pank, Rothschildide pank, mille Andrew Jackson ju peksiski välja pangasõjas, mis oli siis, ma ütlen, pangasõja kohe peale Prantsuse revolutsiooni ja Waterloo lahing, Viini kongress, suur Londoni võõrakirjaturu pettus ja kohe seal järel, see just mingi 1830 või midagi sükest, oli siis pangasõda. USA president Andrew Jackson, kes tuli oma kampaaniaga välja, et ma peksan need juudi pankurid siit USA-st minema. Et tol ajal nad tegelikult olid juba seal sees. Ja ta peksis nad välja, seda panga litsentsi ei pikendatud. Ja see, nagu ma ütlesin, kasvaski üle, et tol hetkel siis Prantsusmaa ja Inglismaa olid juba nii-öelda jutumärkis ära leppinud mingil veidral põhjusel. Kogu aeg nad olid sõjas, aga siis kui nagu kuningal pea maha löödi ja tekkis see Prantsuse nii-öelda kodanlik ühiskond, siis nad panid kohe seljad kokku ja ühest küljest siis toetasid selle konföderatsiooni eraldumist ja teisest küljest Napoleon, seal oli niimoodi, tähendab, Aleksander esimene sõitis sisse,
Pariisi, pani Bourbonid tagasi. Aga need Bourbonid olid troonil väga lühikest aega, sest et toimus uus revolutsioon või midagi. Ma ei tea nii täpselt, mis seal veel üsna keeruline periood, neid vahetus seal päris kiirelt, palju neid valitsusi. Aga igatahes Krimmi sõda algas 1840. Korra tšekkisin just. Ja selleks ajaks oli siis Pariisis võimul juba Napoleon III. Selleks ajaks oli toimunud ära juba USA's pangasõda, Rothschild oli siit välja pekstud ja Napoleon III nüüd esitas ultimaatumi Romanovidele. Aleksander esimene või Aleksander teine vist juba. Esimene võitles Napoleoniga, teine oli siis nii-öelda see meie nõndanimetatud hea tsaar vabastaja, kelle monument on Helsingis parlamendi väljakul. Esitas talle ultimaatumi mingisuguse, et me tahame ise hakata seal Palestiinas mingeid asju otsustama. Miks? Mitte mingisugune kuradi Prantsuse keiser lambist hakkama Venemaa käest nõudma mingisuguseid õiguseid Palestiinas, kui seda mängu ei juhtinud sionistid ja juudid. Miks oli Abraham Lincoln, kes tähendab, oli ju pangasõda, kus peksti nad sealt välja ja no ma ütlen, et see kasvas edasi. Juba tol ajal Rothschild ütles kuulsad sõnad, et kuradi nii on, et me paiskame need sõnakuulmatud jängid tagasi koloniaalajastusse. See oli see mõte, et nad nagu said vabaks iseseisvussõjas, siis oli Prantsuse revolutsioon, aga kui nad meie panga nagu välja peksavad, siis me paneme nad tagasi britide alla. Ja nad hakkasid siis, viskasid oma kaalu konföderatsiooni riikide taha. On teada, et nad olid, Prantsusmaa ja Inglismaa toetasid Floridat ja Texast USA kodusõjas, kes tahtsid eralduda. Ja selle pärast, kui seal vahepeal oli olnud juba siis Krimmi sõda, ehk siis tähendab pangasõja ja USA kodusõja vahel oli Krimmi sõda, kus Napoleon III nõudis Romanovide käest mingeid õigusi Palestiinas, saates selle Charlemagne'i lahingulaeva Sevastopolit hirmutama. Ja seal oli ikka suur sõda, Krimmi sõda, palju inimesi läks. Ja nii Inglismaa kui Prantsusmaa tungisid tuimalt lihtsalt kallale Venemaal. Seal ei olnud mitte midagi muud. Nad võivad su igast jama väita, aga fakt on see, et mis kuradi asja oli Inglismaal ja Prantsusmaal Musta mere peal. Mitte mingit asja. Aga nad läksid sinna, üritasid Krimmi vallutada ja said sealt ausalt peksa. Ja nii see on. Ja kui sa võtad Wikipedia lahti, jälle see on kirjas, et oi, Krimmi sõja võitsid kuradi Inglismaa ja Prantsusmaa. Kuidas nad võitsid? Mida nad võitsid? Okei, ja inimesi, neil võib-olla sõdureid, neil sai vähem surma, aga nad ju ei vallutanud mitte midagi. Nad ei saavutanud mitte midagi seal. Kuidas nad siis võitsid? Aga meile räägitakse ajalooraamatuses, ei, Krimmi sõja Venemaa kaotas. Ei kaotanud, ta ei kaotanud. Ta lõi tagasi sissetungi. Järelikult ta võitis selle sõja. Ja Aleksander teine, ausalt, igatepidi. Ja mitte ainult seda, vaid ta saatis koheselt ka oma laevastiku San Franciscosse ja New Yorki ja ütles brittidele ja prantslastele, et hoidke eemale ja las jänkid teevad oma asja lõpuni. Ja tänu sellele USA kodusõja union võitis USA kodusõja. See on fakt. Niipea, kui ta oli selle võitnud, Illuminaatid, see oligi Illuminaatid 2 kohas peksa saanud tol hetkel. Neil läks, Prantsuse revolutsioon läks neil hästi. Pangasõjas nad visati välja kuradi USA-st. Krimmi sõjas nad said kolakat venelaste käest ja USA kodusõjas said ka kolakat. 3 asja järjest läks perseni. Ja siis nad mõrvasid. Sa ütled, et jesuiidid, no tegelikult see oli Skull and Bones. Et ma arvan, et Skull and Bones on pigem ikkagi Illuminaatidega seotud, kes mõrvas Abraham Lincoln. Ja kes ta on vist Yale ülikooli küljeaegselt mingi välja kasvanud. No, kes tahab, võib seda uurida täpsemalt, aga Abraham Lincoln võrvati Illuminaatide poolt ka selle pärast, et Lincoln ju samuti
üritas trükkida oma raha, nagu ta ütlesid eelnevalt, et ta, kuna oligi sellepärast, et ta küsis ka laenu Rothschildide käest, et sõdida ja talle pandi mingid meeletud protsendid seal, mingi 20 või 30%, siis ta ütles, et okei, vahet pole, ma siis trükin oma raha ja hakkas trükkima. Ja noh, ühesõnaga ta mõrvati ära ja koheselt hakkas ka koonduma see nii-öelda USA eliit. Et kui enne oli nagu konföderatsioon ja need lõunarikkurid olid nagu kuidagi eraldi ja New Yorgis oli mingi oma kaader, mingid rikkurite kaader, siis kuidagi hakkasid nüüd järsku koonduma. Ja niimoodi koondusid, et 20 või 30 aastat hiljem olid nad juba põhimõtteliselt Vene tsaaril hammastega kõrisel. Sellel samal tsaaril, kes ju ometi aitas neil võita selle sõja. Et seal oligi niimoodi, et ma ei ole seda ka nii täpselt uurinud, mis seal olid mingid omad mingisugused äri ka mingisugused dünaamikad loomulikult, mis seal rolli mängisid. Aga mis on olulisem minu arvates oli ikkagi tol hetkel, mis toimus siin Eestis, see oli väga oluline tegelikult. Ja siin see oli koht, kus tõesti Eesti pandi täielikult maailmakaardile, mis otsustas kogu maailma saatuse, mis otsustati siin Baltikumis. Sellepärast, et kui nüüd minu arusaamist mööda Aleksander II küll võitis, ta lõi tagasi britid ja prantslased Krimmi sõjas, aga ta samuti ka nägi, ja ta oli seda ka varem juba näinud seal, kui ta tuli ju, Aleksander I juba, kui ta tuli tagasi Pariisist, siis ta ju andis Baltikumis juba pärisorjadele võimaluse oma maad välja osta, aga see oli ainult Baltikumis, ülejäänud Vene impeeriumis ei olnud. Aga siis peale Krimmi sõda Aleksander II, tsaar vabastaja, siis andis kogu Vene impeeriumis pärisorjadele vabaduse. 20 miljonit inimest said vabaduse paugust lihtsalt tema allkirjast. Miks ta kindlasti väärib ka suurt lugupidamist ja ta oli ka suur Soome iseseisvuse eestvedaja. Ta aitas Soomel iseseisvuda Rootsi alt ja muuhulgas muidugi aitas ka Ameerika Ühendriikidel võita kodusõja. Need kolm suurt argumenti, miks tegelikult iga inimene peaks Aleksander II austama, et sa ei saa ütelda, et monarhid olid mingid täielikud sitapäed, et on eredaid näiteid, kes on läinud ajalukku ikkagi väga suurte inimestena, kes on teinud põhjapanevaid otsuseid, mis ei ole mingit pidi, võib-olla tal olid seal mingisugused oma motiivid, aga ma ütlen 3 asja, 3 väga suurt asja, vabastad kõik orjad Vene impeeriumis, aitas Soome riigil saada iseseisvaks ja aitas ka Ameerika Ühendriikide saada iseseisvaks. Ikka rohkem, kui ma ei tea, näidake mulle mingi teine mees ajaloos, kes on nii palju teinud inimeste jaoks, inimkonna jaoks. Ja see oli Vene tsaar ju puhtalt. Aga siis 15 aastat hiljem ta siis mõrvati juutide poolt. Narodna ja Volja, kes oli siis esimene nii-öelda kommunistlik liikumine. Nüüd ongi see koht, mis siin Euroopas, see mäng, nii-öelda Illuminati mäng tol hetkel, kui nad USA kodusõjas said kotti, liikus rõhuga Euroopasse, oli meil Karl Marx ja Moses Hess, kes hakkas ideoloogiliselt nii-öelda filosoofiaga pressima peale seda jällegi rahvast nii-öelda mürgitama või õhutama või iganes, kuidas ta tahad nimetada. Aga väga oluline võtmekoht oli ikkagi see, et nad tapsid ära selle nii-öelda vana hea tsaari, kes inimestel oli tohutu lugupidamine ja tapsid nad ära. Ja nüüd see uus tsaari poeg, Aleksander III, oli kuradi rumal. Ta oli lihtsalt loll mees, kes kaotas täielikult pea ja keeras kõik oma isa ja oma vanaisa liberaalsed reformid tagurpidi siin Baltikumis. Muu hulgas ta kärpis väga kõvasti ka Balti-Saksa parunite võimu, kes tegelikult de facto kontrollisid seda olukorda siin sektoris juba aastasadu. Juba kuradi ristisõdadest alates. Ja see tekitas selle vaakumi, mis võimaldas tegelikult kommunistidel võimu haarata. Sest et kommunistlik revolutsioon hakkas ikkagi idanema ju
Vene impeeriumi läänealadel, Baltikumis, Poolas, igal pool. Ja siis oligi niimoodi, et tsaarmõrvad, see oli vist 86, 1897, siis 10 aastat hiljem oli see asi juba nii kaugel, et Theodor Herzl oli siis asutanud Šveitsis, Baselis maailma sionistide organisatsiooni, mis sisuliselt ongi ju minu arvates vähemalt illuminaatide lihtsalt mitte variorganisatsioon, vaid front on. Ideoloogia. Nad, mitte ideoloogia, vaid need inimesed on täpselt sama. Minu arust maailma sionistlik organisatsioon ei ole mitte midagi muud kui illuminaatide front. Ja loomulikult idee oli siis ikkagi, et see, mis Napoleon ütles, et tuleb see Iisraeli riik ära teha, maksku mis maksab. Ja kõige olulisem asi, mis maailma sionistlik organisatsiooni puhul tuleb ära märkida, on see, et niipea, kui ta asutati samal suvel, paar kuud hiljem asutati meil samas Vilniuses, Leedus juudi pund, juudi tööliste pund. Esialgu ta ei kandnud mingi kommunistide nime või nad isegi ei nimetanud, ma võib-olla nimetasid kommunistiks, võib-olla tõenäoliselt nimetasid, aga eelkõige nad nimetasid ennast töölisteks ja siis oli meil seal Lenini tööliste emantsipatsioon, mis ju samal hetkel asutati kui juudi pund, aga Lenini tööliste emantsipatsioonis oli vist mingi 20 inimest. Juudi pundis oli mitusada tuhat, üle 100 000 liikme kindlasti. Ja sisuliselt tuleb aru saada, et siin Poola, Leedu territooriumil elas miljoneid juute. Kogu see juudi rahvastik elas meil siin samas külje all, sest et neil ei olnud õigust kuskil mujal elada tol ajal veel. Prantsusmaal küll anti see õigus, aga nad ei olnud nii kiiresti sinna veel migreerunud. Ilmselt suur osa oli migreerunud, aga suur osa oli veel ikkagi siin alles nii-öelda selles endises juutide ametlikus asustusalas, mis Katariina suure dekreediga oli asutatud samal ajal, kui ka Prantsuse revolutsioon läbi viidi. Sest et Vene tsarinna siis andis neile õiguse nii-öelda, eelnevalt neil ei olnud üldse õigust mingit maja ehitada või midagi kuskil paikseks saada. Neil ei olnud päris 100% õigusi nagu teistel inimestel, aga mingid õigused neil olid. Ja nad siis elasid kõik siin Poola, Leedu territooriumil. Ja need olid nagu nii-öelda tavalised inimesed. Ja nüüd me jõuame sinna kohta, et mis vahe on juutidel ja illuminaatidel ja sionistidel. Juute on väga palju. Sa võid iga suvaline võtta, võib-olla mingi suvaline kaltsakas kuskil, ma ei tea, siin küla bussipeatses võib-olla juut. Imeb oma ballooni ja käib poes pargil ja mis iganes ta teeb. Ega juut ei pea olema mingi rikas inimene. Absoluutselt mitte. Et juute on väga palju ja väga palju on häid inimesi, kes on juudid. Tavalised inimesed, nagu inimesed ikka on, häid inimesi, on halbu inimesi. Aga illuminaadid on ikka väga kitsas seltskond. Sioniste on palju rohkem. Sionist on see, kes sisuliselt on siis pühendunud sellele ideele, et tuleb asutada Iisraeli riik. Ja juute on veel rohkem. Väga palju juute on muidugi sionistid, aga illuminaate neist on muidugi väga, pigem ma nimetan, et illuminaadid on ikkagi seesama, ütleme, Rothschildi perekond ise ja võib-olla veel mingid seal, mingi käpudes inimesi, mingid miljardärid ja asjad, kes tõesti midagi otsustavad. Bilderberg grupid ja need muud asjad. Kallaste perekond tõenäoliselt Eestis on kindlasti illuminaadid, mina arvan vähemalt. Ja siis paar aastat hiljem, mis juhtus, oli see, et kutsuti Londonisse Vene keiser. Vabandust, mitte Vene keiser, Jaapani keiser. Ja pakuti talle 200 miljonit selleks, et Vene impeeriumile kallale tungida. Millest algas Vene-Jaapani sõda eelmise sajandi alguses. Samal aastal tegelikult said Londonis kokku ka Lenin ja Trotski. Ja järgmise aasta aprillis tapeti Moldovas Chisinau's 2 väikest last lihavõtte pühade ajal, mis on juutide traditsioonis oluline püha, sellepärast et see läheb 4000 aastat tagasi tol ajal, kui
juudid veel elasid Egiptuses ja oli see nii-öelda Egiptuse 7. katk, kus tuli alla surmaingel ja lõi kõik esmasündinud Egiptuses maha. Aga juute maha ei löönud, kes olid oma uksepidad plätserdanud verega. Nad teevad, juudid siiamaani teevad mingisuguseid vere, mingisuguseid ohverdusi ja mingid igasugused segadusi mingisuguse lihavõtte pühadel. See on nende nagu väike kiiks. Aga väidetavalt, ja see on mingi legend jällegi juba mitusada aastat, mitu tuhat aastat, väidetakse, et teatud mingid usuhullud ka kasutavad lammaste asemel kristlaste lapsi, kes on ka nagu lambukesed. Nii nagu Jeesus ütles, et mina olen lambuke, minu järgijad on lambukesed, väiksed lapsed on lambukesed. Ja see siis juhtus seal jällegi Chisinau's lihavõtte pühade ajal ja kohalik rahvas hakkas lihtsalt tõusis üles ja hakkas juute mäetasse. Nad tegid mitusada juuti mäetasse, nimetatakse pogrommideks, hakkasid need pogrommid peale. Keegi ei tea, miks need lapsed ja kes need olid, kes need tegelikult ära tapeti, aga fakt on see, et see joondus ülejäänud selle suure kontekstiga. See oli kasulik neile, sellepärast, et nii nagu Theodor Herzl oma päevikus kirjutab, et kõige parem pärituul Iisraeli purjedes on see, kui inimesed tõusevad juute ja hakkavad juute peksma ja juutide vastu vihased, sest siis juudid koonduvad Iisraeli. Nii et mina isiklikult, minu arvamus on see, et kindla peale, kas see Lenin või oli Trotski või oli Stalin isiklikult, kurat seda teab, või oli mingi teine, mingisugune napakas, kes seal oli, kes need lapsed maha lõi. Ei tea, aga maha nad löödi. Pogrommid algasid ja see pogromm ei olnud mingisugune tsaari viha juutide vastu. Tsaar ei puutunud üldse asjasse seal tol momendil. See oli puhtalt rohujuure tasandil inimesed, tavalised inimesed Moldovas, kristlased, kes ütlesid, kuradi, kus meie lapsed kadusid. Jälle te olete mingid sigadusi nendega teinud ja hakkasid lihtsalt mäetasele. Ja mina ei tea, aga ma ei kujuta ette, kuidas sa saad mingisugune tuhanded inimesed, mingid tavalised inimesed kuskil kuradi Moldovas nii kaugele, et nad lihtsalt lähevad ja hakkavad mingisugused sadade kaupa mingit teise religiooni. Seda varasemalt neid pogromme ju ei olnud juhtunud. Et järelikult mingi asi pidi olema, mis neid rohujuure tasandil nii kaugele viis. Ja sealt hakkas edasi need streigid ja kogu see kommunistlik liikumine, mida meile valetatakse, meie valitsuse, meie ajalooõpikute poolt valetatakse. Öeldakse, et ei, see on mingi talurahvas, tõusis üles keisri vastu, oli mingi tohutu piinamine ja piiramine. Absoluutselt. Oli küll jah see venestamise laine, see on tõsi, mis muidugi inimesed tegi kibedaks. See on tõsi ka. Ja seda ma ütlen, et see oligi see lollus, mis kui sa näed, et kuradi see, miks monarhid troonilt tõugati, kui sa võrdled nüüd tänapäeva seda olukorda, siis ma pigem ütleks, et vanasti oli ikkagi inimestel võimalused paremad, sest et kui kuradi kuningas mingi pasa kokku keeras, siis rahvas tõusis üles, lõi pea maha. Juhtus niisugused asju. Aga meil siin ei toimu mitte midagi. Muidugi oli seal Ukrainas oli 2014, kus pekstid lihtsalt minema. Igatahes juhtus siis asi nii kaugele, et toimus see 1905. aasta revolutsioon, kus ka meie Eesti kommunistid olid väga aktiivsed. Konstantin Päts osales seal, kõik need Jaan Teematid, kes hiljem, 10 aastat hiljem korraldasid ka oktoobri revolutsioonis, lõid mesti juudi kommunistidega ja aitasid selle saari lõpuks kukutada. Aga kui ma ei eksi, siis kas kuradi see Konstantin Päts isegi pandi ju tsaari võimu poolt vangi vahepeal. Minu arust ta istus vangis, ma ei mäleta nii täpselt. Aga igatahes see 1905. aasta revolutsioon neil luhtus, vaatamata sellele, et Jaapan sai 200 miljonit, vaatamata sellele, et oli ikkagi suur liikumine, sest et toimus see verine pühapäeva enne, et saar lasi mingi hunniku inimesi maha ja siis andis mingi dekreedi jälle, andis mingi kõvasti vabaduse Nikolai II inimestele 1905. aastal ikkagi oma, ta nii-öelda pööras tagasi oma isa, kes oli see paha tsaar ja see nii-öelda rumal tsaar on Aleksander III. Pööras uuesti tagasi need asjad. Ja siis oli mingi 10 aastat ja siis hakkas nii-öelda põhishow peale, sest et
1905. aasta revolutsiooni, mida meile räägitakse talurahva ülestõus ja meil on see monument seal, eks ole, Estonia taga. Seda juhtisid Lenin ja Stalin. Need olid selle revolutsiooni juhid ja Trotski samuti. Need mehed põgenesid. Nüüd Lenin põgenes tagasi Šveitsi, Trotski põgenes alguses, ta oli seal kuskil Balkani sõjarinnetel, kus ta lävis ka nende inimestega, kes hiljem ju sooritasid atentaati Franz Ferdinandile, kes oli Austria-Ungari, no nii palju sa tead, kes Franz Ferdinand oli. Erzherzog Franz Ferdinand, kelle mõrv siis päästis valla esimese maailmasõja. Mul on ajalugu, ma olin ajaloos mingi 1914 aastal nad nagu tapsid selle Franz Ferdinandi ära. Bosnia kommunistid või siis revolutsionäärid, antimonarhistid, juudid samuti, kes olid seal. Ma ütlen, et Trotski suhtles selle sama seltskonnaga, Serbia must käsi. Mul on teada, et ta ju sai kokku selle Katsiinovitsiga Pariisis, nad elasid vist mingi ühes kuradi linnaosas või ma ei tea, käisid seal ühes kohvikus. Kogu see tolleaegne revolutsiooniline neksus oligi Pariisis, kus oli see kodanikuühiskond õitses täielikult ja täiesti mingi uus asi vaata, et inimestel oli nii palju vabadusi. Ja Trotski oli ka seal, loomulikult seal olid Rothschildid ja kõik muud asjad. Ja tol hetkel, kui siis esimene maailmasõda lahvatas pärast seda, sest et esimese maailmasõja see üldtuntud story on ju see, et Franz Ferdinand lasti maha, Prantsus või see Saksa keiser lendas peale Serbiale, et mis te siin korraldate, me tuleme umbes mingi maid jagama siin ja siis kuna see oli ikkagi Vene impeeriumi nii-öelda mõjusfäär, siis ehkki nad olid samuti ju omavahel jällegi nii Nikolai II, Wilhelm II kui ka George V, nad olid kõik kuninganna Victoria lapselapsed omavahel lähedalt seotud. Nad ei tahtnud sõdida, aga siis juba paar kuud või see kuu aega vist peale selle Franz Ferdinandi tapmist juba oli see Tannerbergi lahing, kus siis juba mitusada tuhat inimest juba meest sõdurid teedsid lahinguväljale Saksa ja Vene impeeriumi, kes ei olnud varasemalt nii-öelda sõdinud, nad läksid siis need karvupidi korralikult kokku. Minu arusaamine on see, et kui juudidel, või ütleme juutidele, kui illuminaadid seda otseselt just ei disaininud ja siis igatahes oli see neile väga suur eelis, et siuke asi juhtus. Sest et see tähendas seda, et tähendaski sisuliselt seda, et neil tekkis võimalus need kommunistlikud revolutsioonid mõlemas riigis korraldada. Aga see sama, kas siis vabamüürlane või kes oli, kes see kirjutas nendest 3. maailmasõjast vaata? Ja Albert Paik. Albert Paik, et Illuminaat, mitte vabamüürlane. Illuminaat, et sisuliselt täpselt nii need täpselt nii see on 100% see on niimoodi juhtunud. Ja nad väidavad, et see Albert Paiki tekst on mingisugune jälle mingi keegi ei tea, kus see tuli, aga on siuke tekst, kus see tuli siis? Keegi kirjutas mingisuguse teksti, kus on kõik need kaks juba mingi mitusada aastat enne seda, kui need sõjad toimusid. Ja need on niimoodi toimunud täpselt. Esimene maailmasõda toimus, teine maailmasõda täpselt nii, nagu need kirjutasid. Ja nüüd oleme 3. maailmasõja. Ehk siis sisuliselt nagu pealt lihtsalt vaadates ongi see, et nagu juudid või illuminaadid, however, lõid keskpangandussüsteemi. Illuminaadid, mitte juudid. Juudid ei löönud mitte midagi. Juudid on, ma ütlen, et juudid antud suures mängus on lihtsalt, nad ei ole nagu päris, ma võin sulle 100% mürki võtta, et illuminaadil on jumala pohhu, kas sa oled juut või Okei, põhimõtteliselt point on see, et nagu nemad loovad pangandussüsteemi, kus nad sisuliselt saavad raha trükkida ja siis nad saavad seda
õhust võetud raha anda igale poole laiali, Jaa. et tekitada mässu ja nagu Jaa. segadust, Ei no seda osta nad ära seda nad poliitikat. tegid juba ju koheselt, selles suhtes, no just mõtlengi, et me oleme kohe, maailmas ikka veel siin kohe peale Prantsuse revolutsiooni oligi paugust juba tol hetkel Rothschildi perekond oli ametlik pankur nii Prantsusmaal kui Inglismaal. Ta printis, sisuliselt tema trükkis nii naela kui franki kuni mitusada aastat, kuni Bretton Woodsini, mis oli pärast teist maailmasõda, kui ma eksin. Et kui see rõhk nagu läks USA-sse üle ja nüüd nad trükivad dollarit ja eurot ka. Aga minu point oli jah see, et need on mingid asjad, mida meie täielikult vaeratakse. Meile ei räägita, kuivõrd ajuvaba, kuradi müstiline on see Trotski seiklus, kuidas ta viis läbi, kõigepealt 1940. aastal sai kokku Londonis Leniniga, siis tuli läbi viima 1905. aasta revolutsiooni, siis ta oli seal Barbusega ja Leniniga kuskil Siberis istus kinni, siis ta oli Balkani sõjarindel mingisugune sõjaajakirjanik, suhtles isiklikult inimestega, kes tapsid ära Franz Ferdinandi, mis ametlikult on teada, et vallandas selle kuradi domino efekti, mis põhjustas esimese maailmasõja, mis tähendab ju seda, et Rooma riigi järglased, Ida-Rooma riik, mis oli Venemaa ja Lääne-Püha Holy Roman Empire, mis oli Saksa impeerium ja osaliselt ka siis Austria-Ungari impeerium, hakkasid omavahel sõdima ja nii-öelda kuidagimoodi need jõudsid nii kaugele, et siis neil õnnestus mõlemas kohas tekitada need kommunistlikud revolutsioonid, toetada seda USA-s prinditud kulla ja dollaritega, tulla Venemaale, kus nad ju varastasid sisuliselt kogu Vene rahva täiesti paljaks, 500 tonni kulda punase terrori käigus viidi läbi Eesti pankade tagasi Wall Streetile. 500 tonni kulda, see on ametlikud andmed, sa võid kuradi küsida chatboti käest. Läbi Eesti pankade esimese vabariigi ajal, mis on suures osas muidugi oli tsaari kuld, aga samuti ka inimeste käest konkreetselt välja pinatud. Nad ju panid inimestel kuradi varbaid tulle ja kuradi naelutasid käsi lao peale. Tšeka tegi igasuguse inetusi juudid, et selleks, et inimeste käest raha välja pressida. Aga tulles nüüd tagasi ma ikkagi tulen see Trotski müstiliste seikluste juurde, et just kui inimene, kes pidi olema üksik revolutsionäär, töötu ajakirjanik, mingi hetk, kui esimene maailmasõja ta lahvatas Prantsusmaa, kes oli ometigi liitlane Venemaaks, Inglismaa, Prantsusmaa olid liitlased Saksamaa vastu. Trotski, kes oli Prantsusmaal Pariis, kes teadis, et seesama inimene oli Venemaal üritanud kukutada nende liitlastele keisri Nikolai teist. Lasid ta vabalt liikuma, ta tuli sealt läbi Hispaania, kust nad need rahad pidi võtma, kui ta oli täiesti töötu, ostis koguma perekonnale mingisugused aurikupiletid, tol ajal see ei olnud mingisugune üksikud inimesed said ainult lubada enne Atlandi ookeani ületada, mingi reisisid seal nädal aega auriku peale. Oli ta mitu kuud Manhattanil, elas nagu kuninga kass, liikles limusiiniga seal ja tuli tagasi taskud kulda täiseni konkreetselt. Ja me teame, et need samad inimesed, ja nüüd on see point, kus ma räägin, see ei ole vandenõuteooria, vaid meil on arhiivimaterjalid, mis näitavad, et inimesed, kes asutasid globaalse panganduse, kes asutasid USA keskpangasüsteemi, nemad rahastasid, nemad maksid punakaardi relvad, maksid punakaardi palgad. Ja nüüd me jõuame sinna, et kes see punakaart siis oli, kes need inimesed olid, kes kuulipildujad sinna kohale ajasid ja tõmbasid tule peale revolutsionääridele,
kes aitasid tsaari kukutada. Ma ütlen, et inimesed tõusid üles ja kukutas tsaari ja siis mingisugune kaader tuli oma kuulipildujatega ja avas veel omakorda tule nende peale. Kes need olid? Minu arusaamist mööda need samad inimesed, kes 1905. aastal sama juudipund, millest me mainisime, võta lahti, Vikipeedias on see artikkel just olemas, juudipund, kes muutis oma nime Venemaa sotsiaaldemokraatlikuks töölisparteiks, mis tol hetkel liitus Lenini tööliste emantsipatsiooniga. Venemaa sotsiaaldemokraatliku töölispartei, mis jagunes siis menševikiks ja bolševikiks, hiljem muutis nime Nõukogude kommunistlikuks parteiks. Selle asutaja liikmed olidki juudipund ja tööliste emantsipatsioon. Juudipund, kus oli 100 000 liiget ja Lenini tööliste emantsipatsioon, kus oli 20 liiget. Teiste sõnadega, see oligi juudipund. See oligi see sama organisatsioon, mis asutati samal suvel kui maailma sionistide ühing Theodor Herzli poolt, kes kutsus kokku need juudi miljonärid. Ja ma ütlen, et neil oli seal võib-olla paarsada inimest on seal maailma sionistlik ja võib-olla mingi paar tuhat inimest, kes olid mingid rikkurid. Aga juudipund oli põrandaalune liikumine, kus oli 100 000 inimesi, kes olid valmis minema. Ma ütlen, et need samad parmud seal kuskil, kus imevad ballooni, tavalised inimesed, juudid, kes olidki töölised, kes viisid läbi selle revolutsiooni. Ja kõigepealt nad üritasid 1905. aasta revolutsiooni. Üks oluline koht on veel see, et see neil ju luhtus ja me teame ka seda, et see luhtunud revolutsiooni tulemusel väga palju neid juudipundi liikmeid vangistati. 3300 pundisti pandi vangi tsaari poolt. Suur osa juute põgenes sellepärast selles hirmus laevadega Odessast läbi Vahemere Manhattanile. See oli koht, seal nagu Väike Odessa, Brighton Beachi, hüüdnimi on Väike Odessa, sellepärast, et sinna tulidki laevadega juudid. Sellest on isegi ju film, see maffiafilm 90. oli see Väike Odessa, ma ei tea, kas oled näinud mingisugusest Ukraina juudi mafioosnikust seal, mis on Väike Odessa on ju sisuliselt mingisugune paar kilomeetrit Wall Streetist on. Ja see 1905-1910 umbes miljon, isegi 2 miljonit, ma ei mäleta, mis see number täpselt oli. Põhimõtteliselt kogu New Yorki, nii palju on seal vist ikkagi miljon. Igatahes fakt on see, et kõik juudid, kes New Yorkis elavad, kus on väga palju juute tänapäeval, saabusid sinna nendel aastatel, kohe pärast seda luhtunud revolutsiooni ja hakkasidki seal kohe oma nii-öelda seda võrku punuma. Kõigepealt nad võtsid üle Hollywoodi, võtsid üle kohaliku meedia, ostsid seal kokku mingeid asju, asutasid Föderaalreservi, mis on võtmetähtsusega. Sest samal aastal, kui Föderaalreserv asutati, sisuliselt tapeti ka Franz Ferdinand. Võtsid üle meedia, võtsid üle Hollywoodi, asutasid Föderaalreservi, plaks järgmine samm oli Franz Ferdinandi mõrv, plaks järgmine samm Trotski reisib oma perega mingite tundmatute vahendite eest Manhattanile. Siis samal ajal Eesti kommunistid samuti aitasid nii-öelda see juudipund, mis oli ühelt poolt on need miljardärid ja sionistid, maailma sionistlikkonnast, teiselt poolt oli juudipund, nii-öelda see paramilitaarne tiib, kes sooritas selle revolutsionääri, rööviti tsaar. Niipea kui ta rööviti, siis veebruarirevolutsiooni tuules, seal oli ka mingi Rasputin, ma ei tea, see Rasputin, võib-olla ta oli ka juud, ma ei tea seda nii täpselt. Aga see oli mingi oma dünaamika. Fakt on see, et niipea kui tsaar rööviti, mõlemad pandi automaatselt teele. Lenin Šveitsist, Trotski Manhattan, hakkasid tulema, läksid sinna, ja jõudsid mingi paari kuuga selle asja nii kaugele, et nad võtsid kogu selle mängu üle ja vedasid asutava kogu koosolekule kuulipildajad, mis tõmbasid inimestele tuleb. Kaks meest tulid käest taskus.
kus nad siis võtsid mingisugused ja noh, me teame, et need rahad tulid konkreetselt Wall Streetilt, arhiivmaterjal. Ja noh, nii see asi on ja see on üks asi, mida ma ütlen, et inimesed peavad endale teadvustama, et Venemaa kodusõda, mis toimub pärast oktoobrirevolutsiooni, oli nende samade USA juutide, kes tegelikult ilmselt olid ka algselt pärit Venemaalt, vallutuskäik tagasi Venemaale, millega nad võtsid üle Vene riigi. Vene riik hävis tol hetkel, kui tsaari pere tapeti, tol hetkel, kui kuradi tõmmati tuli tavaliste inimeste peale, kes tahtsid iseseisvuks saada ja kogu selle struktuuri võtsid üle seesama juudi pund 100 000 liikmega. Need samad inimesed, kelle Kerenski vabastas vangist veebruari ja oktoobri revolutsiooni vahel, ma võin mürki võtta, et esimesed punakaardi, ma ei tea, paarsada või paar tuhat esimest punakaardi sõdurit olid need samad vangid, kes olid istunud kuradi 10 aastat 1905 kuni selle hetkeni, kui Kerenski nad seal vabastas. Kerenski, kes konkreetselt sai makse, tähendab, sai raha jällegi USA investeerimispankade poolt. Need maksed on dokumenteeritud, kõik teavad seda. Et Kuhn ja Loeb, Jakob Schiff ja kõik need saatsid raha ajutisele valitsusele Kerenskile, toetada seda revolutsioonist liikumist. Kerenski vabastas need juudipundi liikmed, tuli kuradi Lenin sinna oma täiendava rahadega, ostis relvad, maksis palgad, tuli kuradi Punase Risti missioon, võtsi järjekordselt üle, et kui see punakaart juba kasvas, oli vaja neil rohkem maksta palka, osta relvasid. Kõik oli üks koordineeritud operatsioon ja viisid läbi USA juudid ja panku. Okei, no paneme mingi 10 minti veel, proovime kuidagi selle pointi, mis me nagu, me teame siis, et põhimõtteliselt juudid kontrollivad kõike ja meil on nagu Eestis ka põhimõtteliselt sarnane olukord. Seda on nagu mingi põhimõtteliselt 100 aastaid, 1000 aastaid juhtunud, nagu mis on see sõnum, mida nagu rahvale öelda, mida me peaksime tegema? Mis on number 1 asi, on vaja inimestele teha selgeks, et see ei ole vandenõuteooria. See ei ole mingi fucking vandenõuteooria, et oktoobri revolutsiooni rahastasid Wall Streeti juudid ja pankurid. See on täiesti 100% kindel ajaloo fakt. Ja nüüd me saame sealt hakata edasi vaatama, mis siis edasi juhtus. Toimus punane terror, 500 tonni kulda viidi tagasi Wall Streetile. Eestis oli 20 aastat, meil oli siin nii-öelda Eesti riik on ja Eesti Vabariik on. Mis tuleb arvestada, et see asutati kommunistide poolt. Eesti asutava kogu valimistel käis valimas 80% eestlasi, 40% neist valis enamlased. Tol hetkel, kui enamlased Petrogradis jaanuaris, kui ma ei eksi, see võis olla isegi pärast seda või? Kas minu arust Eesti asutava kogu valimised olid veel pärast? Ma ei ole saanud mürki võtta, võib-olla need olid kas 1917 suvel või 1918 suvel. Aga igatahes on teada, et 40% kogu rahvast valis enamlasi. Ja siis nad hakkasid sõdima. Vene enamlased ja Eesti, kas nad olid siis enamlased või vähemlased vahel, me oleme näinud oma vahel. Oli Eesti vabadussõda. Samal ajal Eesti nii-öelda vabadussõdijad hakkasid valge kaardiga koos punakaardi vastu sõdima. Nad liitusid kõigepealt nad kukutasid tsaari, olid nagu valge kaardi vastu, siis valge kaart tuli Eesti poolele ja me võitlesime koos punakaardiga. Ja siis mingi hetk sõlmiti see Tartu rahu. Nii nagu mina aru saan, see signaal, et nüüd tuleks see Tartu rahu sõlmida, tuli kuskilt mujalt, ma arvan. Võib-olla ma kujutan ette. Aga üks oluline moment on kindlasti ka see, et 1919 aastal oli Soomes presidendivalimised, kus Mannerheimi asemel valiti Stalberg ja Stalberg tõmbas selle valge kaardi tagasi. Kui oleks Mannerheim võitnud, ma arvan, soomlased oleks lihtsalt platsi puhtaks löönud seal Petrogradis ja ei oleks juhtunud, oleks olnud Vene vabariik, oleks Vene rahvas saanud iseseisvaks ja meil oleks kogu maailmas oleks ilus elu. See kõige suurem
error üldse kogu ajaloos, mis toimus 1919. aasta Soome presidendi valimiste ajal. Et Mannerheim seal kotti, sest et Mannerheim hiljem tuli tagasi ja ta võitles ju Soome talvesõjas Punaarmee vastu, kui ta oli juba ennast täielikult söönud ja ikka andis pasulasse. Aga kujuta ette, kui tol ajal 20 aastat vanem neil ei olnudki mitte see täielik kirbud tsirkus. Aga jah, ja mis on veel oluline on aru saada, on ju see, et enamlased lõid maha kogu Vene intelligentsi, kogu inseneride, kõik asjad, kogu tööstusena sisuliselt hävitasid, on ju. Ja see oli vaja uuesti üles ehitada, selleks nad kutsusid Ameerikast kohale insenerid, kes tulid ja aitasid selle Vene sõjamasina üles ehitada. See oli jällegi ikkagi, kust need rahad tulid, kust need finantsid tulid, minu arusaamist mööda võiski olla üks põhjus, mis oli selle suure majanduskriisi 1930. aastate majanduskriis, mis räägitakse, et oli nagu teise maailmasõja ka võtmepõhjus. See võis olla selle tulemus, et lihtsalt juudid tõmbasid või sionistid tõmbasid oma kapitali USA-st välja ja ehitasid selle rahaga Vene sõjamasina ülesse, mida hiljem siis kasutati selleks, et Saksamaale põhimõtteliselt aeti uuesti sõdima Saksamaa ja Venemaa, mis oli siis teine maailmasõda. Vahepeal oli, nagu sa ütlesid, ka Hitler. Sa ütled, et Hitler oli nagu aitas Saksamaa inimesi. Ma ütlen, et ma ei ole Mein Kampfi lugenud. Ma olen kuulnud, et ta peksis sealt Rothschildid välja justkui, aga samas minu jaoks on ikkagi jääb nagu arusaamatuks, et kuidas sa saad genotsiidida lihtsalt mingit rahvas lihtsalt selle pärast, olgu need juudid või ükskõik kes tahavad, ma ütlen, et inimesed on ju inimesed. Kui sa ikkagi hakkad isegi kui ta ei tapnud seal miljoneid, isegi kui ta tappis seal 100 000, isegi kui ta tappis seal 10 000 või isegi 1000, siis ta tapad 1000 inimest ära, sa oled ikkagi juba täis psühhopaat, normaalne inimene ei saa seda. Sellepärast mina mitte mingil juhul ei saa ütelda, et Hitler oli normaalne inimene, sest et holokaust ikkagi toimus, isegi kui ta toimus 100 korda. Seda ei olnud, on ju. Et ta normaalne inimene oli. Aga... normaalne, et ta ilmselt ei olnud. Aga oli teine maailmasõda ja sisuliselt eestlaste perspektiivist oli ju lihtsalt see, et need samad juudi kommunistid, kelle meie aitasime võimule, kellega me tegime rahu, tulid 20 aastat hiljem tagasi ja küüditasid meie rahva Siberisse. Nüüd oli meil 50 aastat kommunistlikku okupatsiooni, mis sisuliselt tähendas seda, et juudid võtsid vene rahvalt kõik ära, varastasid need täiesti pillituks, kogu eraomandi, kõik, mis oli, võtsid enda kätte, mis oli nagu Venemaa, nagu kommunistlik partei, mis oli juutide poolt juhitud. Mingi hetk tõenäoliselt saabus see hetk, et oli minu arusaamist mööda, et oli lihtsam seda rahvast uuesti röövida niimoodi, et võtta uuesti need asjad ära, mis olid justkui riigistatud. Ma ei tea, kindlasti seal oli ka mingisugust keerulisemat dünaamikat, olgem ausad, sellepärast, et Stalin ikkagi mingi hetk ju pöördus Iisraeli vastu. Ja ma usun, et see Nõukogude Liidu dünaamika, vaata, kui suured asjad hakkavad niikuinii oma elu elama. Seda ma nüüd ei saa ütelda, et Nõukogude Liit kuni algusest lõpuni oli täielikult mingi Iisraeli poolt juhitud. Kindlasti mitte. Et kindlasti ta hakkas mingi hetk mingit oma elu elama. Aga nagu ma ütlesin, et seal oli, mis nüüd, kui me jõuame otsaga tänapäeva, siis oli see, et tuli personaalarvutud, tuli internet, see raudne eesriie, minu arusaamist mööda on ikkagi niimoodi, et see ei ole normaalne, et üks rahvas, kes olid juudid, siis said rahulikult seal liikuda rohkem või vähem Iisraeli, ülejäänud rahvas, nagu minu vanaema näiteks, kes ei saanud oma õele Rootsi isegi kirja kirjutada. Et oli täielikult see raudne kardin seal vahel või raudne eesriie. Ja kui seda ei oleks olnud, kindlasti oleks olnud palju keerulisem sükest, ütleme, et nüüd on mingisugune Illuminaatide salaühing, oletame, et on, kes kontrollib täielikult kõiki maailma ressursse, siis nende jaoks on ju see ideaalne variant, et me kontrollime nii USA-d kui kontrollime NSV Liitu,
meil on seal lõpmatud sõjad, me saame kuradi mõlemal pool relvatehast kogu aeg töötavad. Kui mingi kasjak on tõesti päeva lõpuks, me ütleme, et asjad on nii, ongi kogu lugu, on ju. Aga noh, nagu jälle ma ütlen, et asjadel on ikkagi omadus, et nad hakkavad suurtel asjadel oma elu elama. Et ma usun, et natsipartei Saksamaal kindlasti ei olnud ainult nagu mingi sionistide käepikendus. Samamoodi bolševikud, ütleme, Nõukogude kommunistlik partei ei olnud ainult sionistide käepikendus. Kindlasti nad mingi hetk hakkasid oma elu elama, et isegi kui nad algselt tegid mingisugust koostööd. Aga noh, tänapäeval, kui me nüüd vaatame, milline on see tänapäeva olukord, siis tõepoolest olukord on selline, et kogu rahvas, tähendab, mis on number üks asi, me jõuame tagasi sinna, sa ütled, et vandenõuteooria, et mis on vandenõuteooria. See oligi erinevus, mis oli vanasti, et ei olnud mingisugused vandenõused. Kuningad olid siuksed vennad, nad panid otse. Sulle midagi ei meeldi, davai timukas tõmba seal vennal peamaha ja kogu lugu. Neil ei olnud vaja mingit peita. Olid küll jah, hallid kardinaalid nagu mingi Richelieu, kes tegelikult tegid asju kuskil varjus ja kellel oli väga palju võimu. Ma arvan, nende pealt juudid, ütleme, illuminaadid ongi õppinud, et targem on olla varjus ja hoida inimkonda orjastatult sellisena, et nad ei saa üldse arugi, et nad on orjastatud. Räägime neile, valetame neile, ütleme neile, et sa saad pangast laenu. Kõik inimesed arvavad, laen, järelikult see on panga raha. Sest et kui mina ju laenan kuradi sõbrale kruvikeeraja, see peab olema minu, ta peab mulle see tagastama. Järelikult pangaga on sama asi. Fuck, tutkid, ei ole ju sama asi, see ei ole mitte midagi, ei saa olla pangalaen, see tähendab seda, et pank võtab sinu ühest taskust konkreetset raha ja annab selle sinu enda kätt tagasi. Ja muude midagi, see raha, mida ta võtab, seda ei ole olemaski. Selles on kogu selle asja kino. Meid kõiki on sunnitud kasutama maksevahendit, millel ei ole absoluutselt mitte mingit tagatist. Meid kõiki on pandud fakti ette, et te peate kuulama vaid te peate viima oma rahad sinna panka, sellepärast, et see on pank. Sul ei ole teist võimalust, sa pead kasutama seda panka. Ja kogu lugu. Aga see, et sellel pangal mitte mingit tagatist ei ole, sisuliselt see näeb see, et kõik inimesed lihtsalt viivad oma raha sinna panka ja nad mitte midagi muud nad ei teegi. Sest et sinu töö on reaalne. Sina reaalselt igistad ja kuradi pressid verd välja. Pank ei tee mitte midagi muud, ta lihtsalt võtab su käest selle raha vastu ja ta võtab teise inimese käest oma raha vastu, võtab kolmanda inimese käest oma raha, selle raha vastu, mis on reaalne väärtus. Vastu ta ei anna sulle mitte midagi. Selles suhtes, et see, mis ta sulle vastu annab, on lihtsalt lubadus. Ja ma luban, et sa saad selle eest minna selle teise inimese kätte ja see teine inimene annab sulle mingi kuradi kaupa ja teenus selle eest. Tegelikult see teine inimene on samamoodi terrori all. Sest pank on talle ütelnud, et sa pead sellele inimesele nüüd andma selle väärtusetu paberi eest mingit teenust. Mingit tagatist seal paberil ei ole. Ei ole mitte mingisugust kulda, ei ole mingit maavarasid. Nagu me teame, 2008 aastat, 12 aastat tagasi, kui toimus suur kinnisvaramulli lõhkemine Ameerikas, inimestele lihtsalt öeldi, meil ei ole teie raha, sorry. Ja mitte keegi mitte kuskil karistada ei saanud. Ja mitte midagi ei ole muutunud selles suhtes. See on fakt. Inimesed ei teadvusta endale seda, et pankadel ei ole kohustust sinule sinu raha tagasi anda. Sinul on kohustus oma raha panka viia. Pangal ei ole kohustust sulle sinu raha tagasi anda. Neil ei ole kohustust sinu raha hoida reaalselt seadusega. Eurodirektiividega on pankadele pandud kohustus hoida sees 1% sinu hoiusest. 1%. Ja neil endal on võimalik seda raha, mille sina teed pidevalt higistad, neil on seda lõpmatuseni võimalik printida. Sest nad lihtsalt lähevad keskpanka ütled, anna laenu. Mitte keegi mingit tagatist mitte kuskilt mitte kunagi ei nõua. Neile lihtsalt antakse seda.
nemad lihtsalt annavad seda edasi. Mida see tähendab sisuliselt, on see, et kõik meie, kes me oleme oma usu pannud oma riiki, et meie riik on andnud meile seadusliku maksevahendi, millel on mingisugune tagatis. Meid on kõiki fucking kelmitatud ja iga päev kelmitatakse. Sellepärast, et nad trükivad seda raha nii, nagu ise tahavad. Ja kõige parem on selle asja juures see, et nad nimetavad seda rahatrükki laenuks. See ei ole laen. Pank ei laena sulle mitte kunagi oma vahendeid. Ta laenab sulle sinu oma vahendeid. Ta laenab sulle seda sama sinu usku, mida sina sellesse maksevahendisse paned. Mitte mingit tagatist muud sellele ei ole. Ja see ongi kogu selle asja draama. Sellepärast, et nad trükivad seda raha nii, nagu ise tahavad. Ja nemad on see valitud seltskond, kellel on õigus seda trükkida. Kui sina seda raha üritad trükkida, kuradi ma homme päev sul politsei kuradi ukse taga paneb sul käed raudu ja sa istud vangis. Aga neil on see õigus olemas. Trükivad seda nii, nagu ise tahavad ja jagavad seda nendele, kellele ise tahavad ja teevad nendega selle rahaga neid sigadusi, nagu nad ise tahavad. Nagu me praegu näeme, mis toimub igal pool üle maailma, kus sooritatakse sõjakuriteo järel. Poliitikud välja makstud meedia, kõik särgid on ju. Ja? Vot, kuule, aga ma arvan, et siin on vaja vist teist osa. Sul nagu juttu jätkub. Et jah, aitäh. Oli väga meeldiv. Järgmise korrani jätkame kommentaarid alla ja andke teada, mis te sellest teemast arvate. Mida me üldse teha saame inimestena, et võib-olla niisugust asja muuta. Ma ütlen nii palju ühe asja veel ära, et nüüd, kui sul on, vaata, kui sina kui kristlane, sul on 2 võimalust. Sa vaatad, sa ei ole moslem, sa ei ole juud. Me vaatame seda, mis toimub Lähis-Idas, kuidas juudid sõidavad kuradi tankide ja buldooseritega üle väikestest tittedest. Ja me ütleme, et pohhu las olla. See ei ole see, et sa ütled pohhu las olla. See tähendab seda, et kui sa oled inimene ja sa ütled, et pohhu las olla, see tähendab seda, et sul on lihtsalt hirm. Tunnistada, sa kardad. See tähendab seda, et sa oled juba silmini visanud ennast kõhuli selle juudi ette. Sul ei ole mitte mingisugust eneseväärikust ja sa oled tunnistanud juutide ülem, ma ei tea mida. Iisrael, see on kõik, see on Jumal. See on see. Ja ega muud ei olegi. Sul on 2 varianti. Kas sa valid, et sa oled see ori, kes on silmini maas juudi ees või sa hakkad vastu. Ja kui sa hakkad vastu, mida sa selleks teed? Et oi, meil on nüüd tehisarvud ja meil on kuradi kuulatakse pealt ja jälgimisühiskond ja kuradi kõik need pangad ja mingid tohutud võimud. Aga ma ütlen teile seda, sõbrakesed. Kas te arvate, et 250 aastat tagasi juutidel oli elu lihtsam nendel samadel inimestel, kes täna sel päeval valitsevad kogu diasporat oma kapitalistruktuuride kaudu? Kuidas nemad, kes olid kuradi madalam kui muru, kellel ei olnud mitte mingid õigused, kellel lihtsalt löödi pea maha, kui nad kellelegi meeldib. Kuninga tol ajal olid asjad palju värvimad. Nemad ju kuidagi suutsid oma selja sirgu ajada ja korraldada need revolutsioonid ja saada iseseisvuks ja saada valitsejaks. Sinu elu ei ole mitte millegi poolest kuradi antud hetkel keerulisem. Lihtsalt küsimus on selles, et kas sinus on seda sädet olla iseseisev ja olla julge ja võtta ja teha midagi või sa oled ori. Kaunis.